No 1970. aastatel, kui me olime lapsed, siis need olid põhilised mänguasjad, millega me mängisime. Olid raudselt. Et mina mäletan, et kui ma olin umbes 2-aastane, umbes nii pikk väike tüdruk, et siis ühel õhtul tulid minu vanematel külalised. Ja üks tädi ja siis üks onu, kes olid täiesti erinevast seltskonnast, tõid kumbki mulle suure mängukoera, mis oli just see täispuhutav mängukoer. Ma mäletan, 2 koera olid umbes sama suured nagu mina ise. Kuigi praegu tundub see täiesti võimatu, kui neid väikseid loomi vaadata. Ja ma olin tohutus vaimustuses loomulikult nendest ja kui ma hommikul üles ärkasin ja nägin, kuidas nad mul voodias seisid, siis mul tekkis selline mõte, et huvitavalt küll, et täiskasvanud ütlesid mulle, et mul on täis puhutud õhku. Ja mina mõtlesin, mis moodi nad saavad õhku täis puhutud olla. Ja siis mul tuli hea mõte, ma võtsin õela, torkasin ühte koera, et aru saada, et mis moodi see õhk seal sees on. Ja saingi teada, et õhk tuli visina sealt koera seest välja. Ja aga õnneks oli mul see teine koer ka olemas, nii et selles suhtes läks ikkagi õnneks. Siis sa uut katset ei teinud? Ei, ma enam teise koera katset ei teinud. Õpivõimeline. Minul tuleb ka just selline nagu väike pahanduse lugu meelde, kui ma neid asju vaatan. Et minul oli ka üks nendest koertest, ma kaldun arvama, et äkki see taksikoer ja siis me läksime millegipärast sõbrannaga tülli mängides. Ikka juhtub, lapsed lähevad tülli ja siis sõbrannal välgatas selline pahatahtlik tuluke silmades, et ta võttis minu täispuhutud taksikoera, tõi sellele hambad ninna ja lihtsalt rebis hammastega sealt tüki välja, et olla kindel, et mitte kunagi enam ei saa seda taksikoera täis puhuda. No aga siis ta oli vähemalt suu seda vastikut talki täis, millega need loomad lisaks õhule täidetud oli. Jaa, see täispuhumine oli küll mingisugune täiesti omaette ettevõtmine, et kõigepealt pidi hammastega kiskuma sealt selle nupu tagant ära ja siis pidi kuidagi kätega vajutama niimoodi, et see nagu kinni ei vajuks puhudes ja siis kui puhusid ja siis see viimane hetk, kui sa võtsid nagu suu ära sealt selle puhumise koha juurest ja siis said veel pahaku talki näkku või suhu. Et jah, siin ka istudes ausalt öeldes tuleb see maitse. Talki maitse on suus.